ega ilmaegu ei öelda, et sa oled keskmine 5 või siis 7 või siis 3, kellega sa igapäevaselt kõige rohkem suhtled. Ja üks põhjus ongi see, et näiteks kui teil on mingisugune hea idee ja te tahate nüüd seda hakata ellu rakendama, siis nende isikute, kes on teile olulised, rõhutan sõna, ehk siis kelle arvamust te hindate, kuidas nende suhtumine mõjutab seda, kas te üldse julgete sellega tegelema hakata või mitte. Sellepärast, et teinekord ka see mitteverbaalne, ehk siis te lähete jube hea ideega, olete jube vaimustunud, räägite sellest, ma olin nii lahe, ma mõtlesin, ma teen seda. Ja siis tuleb, no jaa, muidugi sa võid ju seda teha. Või lihtsalt tuleb muie. Ja see võtab maha kohe teie motivatsiooni. Ja sellepärast tasub mõelda, kellega me läbi käime. See on ülioluline. Öeldaks küll, et mida erinevamaid inimesi sa paned ühte tiimi, aga me ei sobi kõigiga. Ma tegin kunagi katse, kui ma doktoriõppes olin 108 inimesega. Kui ma panin näiteks paari nii öeldes, jõuga, et sina oled sellega paaris, versus sellega, kui ma lasin valida, kellega ta suhtleb, siis tegelikult tulemused, mis sai see paar, kes tahtsid omavahel suhelda, olid kuni 34% täpsemad. Versus siis nendega, kes ei tahtnud. Ja põhjus tegelikult oli lihtne, sest et kui me tunneme pinget, siis me ei taha jagada informatsiooni. Ja see on ka üks põhjus näiteks, miks inimesed, sõites rongis või bussis täiesti võhivõõrja kõrval, jagavad oma salajasi mõtteid, ideid, oma kaotusi, hirme tunduvalt nagu avameelsemalt, eriti veel näiteks välismaal olles, kui oma lähedastega, sest lähedaste hinnang mõjutab seda. Ja seepärast on oluline leida need, kes on teie toetajad, nii kaotustes kui ka võitudes muuseas, sest et lähedased kas tõstavad meid üles lendu või vastupidiselt tõmbavad piki maad tagasi. Ehk siis mõelge, kellega te läbi käite ja kui te märkate, et teie ideed, teie meeleolu, teie rõõmudest tehakse 0, hoidke neist eemal.